kindlasti ei ole see esimene ja see on juba kogemustega uisudiskode korraldaja. Ma arvan, et see vabariigi aastapäev on juba 3. disko. Aha. Ja võib-olla iga aasta 3 diskot olen teinud. Kas see vabariigi aastapäev toob rohkem rahvast kohale? No, üldiselt toovad esimesed diskod, et siis on, kui on hooaeg algad, siis on huvi kõige suurem ja entusiasmi rohkem. Aga kuidas täna rahvas tuli? No täna ikkagi oli, jah. Ma ise kartsin, et on kõik mõnusad sätivad ennast teleka ette ja ei tule, aga ikka tuli. Normaalne, hea. Kui uisurahvas siin Vastselinas üldse on? No Vastselinas meil läheb uisutamisega tõusujoone. Aasta-aastalt ikka tekib huvilisi rohkem ja trennidesse tuleb lapsi juurde. Mis trennid lastel on siin uisu? No meil on kiiruisutrenn, iluuisutrenn ja hokitrenn. Hokitrenn on nii lastele kui täiskasvanutele mõlematele. Oho. Ja jätkub siis uisutajaid nii hokimeeskonna kui iluuisutamise peale? No alati võib rohkem olla. Treenerid ei ole ülekoormatud, ütleme siis niimoodi. Võiks rohkem olla. Mis ajendab üldse sellist asja tegema? No, ma arvan, et armastus uisutamise vastu, et ega see kirg enda meeldib hokit mängida, kahjuks hokit üksinda mängida ei saa ja siis pead teisi kaasa tõmbama. Aga täna ise ei käinud uisutamas või? No praegu tõmban hinge, et need asjad on üles saanud panna 4 tundi on aega võtnud, et need kõik asjad siin üles panna ja nüüd eks ma ikka panen, tunnikene ikka sõidan pärast. Ainult kiiremaks annabki veel minna. Kui sageli te siin platsi peal käite? Kui sageli? Ja täna oleme esimest korda. Ja pikka? Ja disko ju. Lapsega ja diskole ja. Äge sõltu, jah? Ja. On alguses tund-poolteist täiesti rahuldavalt inimesi, aga paraku kõik väsivad ja täna on Eesti Vabariigil sünnipäev, nii et kindlasti kiluvõileivad ootavad kodus ja soe kohvi ja oleng perega on tähtsam paraku.
pessimist, kes